või see, mis see lause oli? Jõugi jõu. Jep. Kõik on öelnud, et kus on need uued videod on ju. Ja siis on ka küsitud, et miks te panete neid vanu videod ülesse? Sellepärast, et eelmises kanalis neid enam pole. Ja siis ma tahan kunagi sõpradele näidata neid, siis me panime need uuesti. Et kui sa oled näinud juba, siis ära vaata lihtsalt, et sa ei pea vaata. Ühesõnaga, täna on uus video. Ja siis teeme kohe selle reklaami ka ära, on ju. Et kui sul on rehve vaja, siis Rehvipets. Rehvipets, Tires OÜ. Ühesõnaga, Petsil on BMW ja see BMW on selline. See meil on siis 84 aasta BMW E28 525i või E. I. Injection. See M30 oli see. Oli. Aha. Ja nüüd, nagu ikka, hakkame siit tagant pihta. Teleskoop antenn. See on teile noortele inimestele siis, see on antenn. Sest tänapäeval inimesed teavad ainult uime vaata. Selline on päris antenn. Ja kui on luksuspill, siis see läheb elektriga. Võib-olla selleks ka kunagi enam ei lähe. Aga tagant pihta. 28 on 28 ikka. Mul on vahepeal kommentaare ka. Keegi küsib, mis sul nende sumpsi ostega on. See on ju, mis mõttes, mis mul on. Need ju paistavad kohe silma, siis ma pean kommenteerima. See siin on siis, ma näen juba, see on Kaido Fab või? See on Petsi custom. See on Petsi custom. See on tehtud siis, ma näen see riba vahele, ise tehtud ovaal ots. Ülejäänud suhvist räägin hiljem. See meil on siis Feba, küll mõtlesid keerulisime Feba lisa on ju. See on stange, mis on süüke. Shadowline'is tehtud. Jah. See pole oluline kui ilustus. Seda logo mõned mäletavad veel. Kes mäletavad siis, pange kommentaaridesse, kes see on. Okei, te ei pea panema, see oli see Drift Bandits. Neil on nüüd see Draigi-värk. Jälle kaart said just reklaami, nii et ootame kinkekaarte. See siin on lipp on ja, aga see ei ole mitte mingisugune tuuni, või noh, ma ei saa tuuni jupp, aga see ei ole nagu, sa ei saa poest osta seda. Nüüd saab. Nüüd saab, aga algselt see oli siis full custom, sellepärast, et 28 oli vaja lippi, Kaidol siis enda omale, Kaidol oli ka kunagi 28. Siis ta läks sükse mehe juurde nagu, kõik teavad niikuinii kasutaja nimesid, on sükke vend nagu Kolla Racer, aga ta teeb siis fiibrist asju. Ja siis karbonist ka tegelikult. Karbonist ka. Tänapäeval. Fiibrist ja karbonfiibrist. Ühesõnaga, see on rullika lipp algselt, mis on siis tehtud pikemaks ja vist ka laiemaks niisugune. Ühesõnaga, nüüd saab 28 saab osta sükest takteili, madalat takteili. Ja nüüd teeme selle lahti, sest me ei tea, mis see on. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ilmselt on lahti nüüd. Ei ole. Lukus on või? Ja see on esimene vihje. See on jagajaga vist veel. Mosse jagajaga või? Kas siin on Mosse mootor või? Jaa. Siin oli Mosse mootor, esimene ots, esimene 4 silindrit peaaegu. Aga tule vaata! See on nii vana auto, et siin nüüd jälle noored ei tea mitte midagi. Siin on Sparri ostukorvid. Millal te mäletate poodi nimega Sparr? Kunagi oli Reema 1000 ja siis tuli Sparr. See oli 15 aastat tagasi või rohkem isegi. Aga taga on ikkagi lightweight. Mis asjad need on? Miks on siin 3 kütusefiltrit? See on Pets Customs. Mis seal, miks? Las ta jääda. Seal oli tegelikult see tuulutuskarp, vaata. Ta deleetis ära, seal on lightweight. Ja
mis veel? Stansi meestele. Et ostate siin 4 velga autole alla, onju. Aga Pets on nii kõva vend, et tal on varuratas, on ka sama velg. Ja tal on neid velgi veel mingi 10-15 tükki, ta ise ei mäletanud. Ta on kokku ostnud neid. Need on... Et kui kellegil on, siis võite pakkuda. Jaa, külle pealt vaatame, siis mõtleme, mis asjad need on ka. Ja siin vaataks neid tööriistu, aga siin ei ole. Nii hea pill on, tööriistu vaja ei ole. Seal on tegelikult veel vaadata. On või? See on vist nii undercover, et sa ei saanud aru. Vaata sinna korvikeste sisse. Siin on aku või? Need ei ole niisama seal. Need on pooleks lõigatud, mis siin pool siis on? Vahepaak või? Päev. See sleeper mode. Peitis ära küll. Väga kõva. See on tõesti hea. Peen touch. Nüüd lööme kinni ja läheme külje peale. Väljad. Need on siis ACT meshid, 16 tolli taga 9,5, ees 8,5. Nagu ma ütlesin, Petsil on hästi palju, aga ta tahab neid veel. Ehk kui sul vedeleb, siis anna teada, Pets ostab kõik ära. Aga ainult hea hinnaga. Või siis pakkuge mulle odavat, ma võin Petsile kallimalt. Nii. Siin on veel, siin on pinstripe ja külje peal on ka, võib öelda see ledering ja ma ei tea, kui pilt on ka, ma ei tea, kus pildi kohta öeldakse. Aga need on tehtud siis Kaido poolt, nagu ma mainin, kirjuta Kaido joonistab su auto peale ka kõike peale roppuste. Siin on näha siis fantastilist värvitööd, kui jätad matistamata, siis juhtub nii. Ja paned kleepsu sinna peale. Jah, siis tuleb maha koos lakiga. Aga pole hullu, sest see sulandub hästi, sellepärast, et siin on vist iga detail on peaaegu erinevat Baltic Blue värvi. Kõik ei ole Baltic Blue ka. Mingi detail on kindlalt mitte õiget värvi. Sarnane. Küljelaiendid on ka puudu, et kui kellelgi on need Feba laiendid, siis pakume kõik ka. Aga ma võin praegu veermiduga ära rääkida. 188 differ, siis originaalis juba ketas õtsad, taga on orig, see amort ja vedru. Ilmselgelt see vedru on näinud, kas siis seda Devalti või Makitat või Metavat või midagi. Ja ees on PC Racing. See on kullitavad õtsad ka. Taga on hea, alla on Light Customs on need õtsad, kus saab hammastega. Alla on Lightere kullis, mina keevitsin. Nüüd läheb tuppa või? Tagumise istme test ka, pereauto ikkagi. Proovime siis, kuidas on. Ta kragises, kas siin mina või auto. Nii. Täitsa enam-vähem on. Kui me siin nüüd vaatame, siis taga on ikkagi ovaalid, on ju. Aga makki pole. Ega siin on lihtsalt ovaalid. Siis just Pets ütles, et turvavöödega on väike ongelma, et sellepärast on selle kiivri siia ka pannud. Et teeme kohe veel, meil on ikkagi pool reklaamivärk. Tahad ka värvit kiivrit custom paintiga, siis MHL Painting teeb seda. Vaata Instagramis. Ja mul tuli üks asi veel meelde, et miks siin kiivrit vaja on. Sest siit ei saa nagu absoluutselt põgeneda, sest siin pole aknaväntasidki taga ju. Ja siin pole L-aknad ju. Ei. Aga kus need vändad said? Nagu siin pole tõstemehhanismigi sees või? Äkki mitte, jah. Ei mäleta täpselt. Sul ei ole vaja akent lahti teha, siin ei istu keegi tagagi. Aga see on ju bändiga sõitmiseks. Tegelikult on suht mõnus auto. Mul pole kunagi olnud 28. Ma tean, et Kaidol on olnud 2 tükki või? 3. Ja Petsil on ka mitu tükki olnud vist või? Jaa, 3 kindlasti ilmselt. Ühesõnaga tänu teile ongi need 28 otsassi tehti oma pinna pealt. Nüüd vaatame siia juhi koha peale, sest siin ma juba näen väga palju performance juppe. Tuunivili. Nüüd pane kinni, sest muidu see näeb tobe välja kõik see kiivrivärk. Tolm tuli peast. Ämbliku võrgud. Nii, meil on siin, nüüd on siin
juhi kohal on ju. Ja esimese asjana ma ütleks, et siin on olnud roheline sisu kunagi. Eriti läks auto on ju sinine väljast. Aga noh, ju siis kunagi 84 aastal tundus see uus ja trendikas. Nüüd, mida mina näen, on siin siis ilus, no, kerime tagasi, mis ma näen siin, on sportrool. Noh, see on ikkagi... Vanakooli sportrool. Väga vanakool. Isegi see on nii vanakool, et siin on nendes araabia tähtedega on see nimi kirjutatud. Ja siin on logo, mitte signaali nupp. See on see väljekapsel. Väljekapsel või? Ma pakun. Normaalne. Disaini poolest on siin ka siis on ikkagi kasutatud väga palju joonlauda ja kirvest, võib öelda. See on siin väga ainukesed ümmargused asjad on need spido ja tahomeeter. Kõik ülejäänud on suht kandiline. 334 000 sõitnud, ees pole siin ühtegi kella, aga siin keskel on meil siis pakuks jälle, et Kaido on siin lasknud selle karu meelega üle selle natukene või? Jaa, natukene. Ja siin me näeme, siis on meil boost. Boost, see oli ju esimene vihje, te ei teadnudki veel. Boost, siis on siuke asi nagu EGP, exhaust gas, pressure. Nüüd saate guugeldada. Watertemp, aga Watertemp see originaalkeel ei tööta või? Ei, see on vana BMW teema. Siis on alati seadistaja jaoks, on siin sigareti see sütaja. Saab tobi panna. Jah, fuel pressure ja oil pressure, need on siin meil siis ilusad hüdroskandi tooted. Siin on short shifter. Ossa, poiss! Siin on M5 sidur, 765. Klassikaline kombo. Ühesõnaga Denaki see 6 lava ketas. Unustasin peaaegu ära. Siin on Recarod, mis on sellised peaaegu nagu konfetid, aga neid konfetisid on jube vähe siin. Need on Omega B Recarod. Kuigi, kui nüüd olla päris täpne, siis tegelikult ei ole olemas ju, et see on nüüd Ford Sierra Recaro ja see on nüüd Opel Manta Recaro. Siis tegelikult Recarodel olid põhimudelid ja siis oli 4 erinevat, võib-olla oli 5 ka, 4 erinevat põhja, 4 erinevat seljatuge ja peatuge ja siis neid omavahel kombineeriti. Vastavalt autole, kui nad läksid. Et siis näiteks väga vabalt võib see osa siin olla sama, mis on Opel Manta oma, aga Opel Mantal oli põhi teissugune, näiteks. Ehk siis, ja need on kõik on Recaro LS, R, LS-ad ja mingid süüstad. Guugeldage, see on ka päris huvitav, et ei ole olemas tegelikult, et see on Opel Manta Recaro. Või noh, on, aga samas ei ole, saate aru küll. Kas, vaatame, kellad nad põlema ka või? Fuel pump läks käima. Aha. Vaata, service on tehtud, tundub. On jah, ainult 3 seda põleb. Rohelist. Siin on see jack panel, see oli rida 6 värk vist või? M10 ei olnud, seda ainuke rida 4 oli M10 siin ju. Siin M40 polnud veel välja mõeldud. Aga ma käima veel ei pane. Sellepärast enne me vaatame üle selle nina ja siis on see pop the hood. Siis paneme korra käima ka. On ju? No davai. Davai. Siin on ka see Feba. Keegi teab täpselt, kuidas hääldada, siis see kirjutage hääldus. Helistage Kasparile ja öelge talle. Feba lisa on ju. Siin on udutuled on puudu. Ma tea, miks. Võib-olla sellepärast, et see auto on käinud uunikute talverallil ja on sõitnud ka laitses driftivõistlustel. Ehk siis põhimõtteliselt on kõike tehtud. Multifunktsionaalne. Rahva see ralli on puudu. Uunikute talveralli peaaegu oli omal ajal sarnane. Kulbi loos või vasalevas hüppesse lasta küll. Aga ees siin nagu ikka 4 tuld ja stange ja ütleme kapoti lahti. Siin on meil M30 B30. Aga siin on refurbist, ehk siis kuluosad vahetati siis mootoris ära, aga muidu kõik stopp. 3 litrane on ju. Siis siin taga oli, nagu ma ütlesin, on see 765 SRE on ju ja M30 kast, mis kohe pidi tegema nägemist. Aga õnneks garaažis on veel paar tükki, nii et saab ära vahetada. Ma hakkan siit poolt pihta, sellepärast, et juba see
osav silm nägi õlileket siin ja nüüd Kaido ütleb, miks see lekib, sest siin ei ole seda tavalist võimet, et ükspäev seletas mulle, aga ega mul täpselt meelde jäänud, siin on mingisugune, mis asi siin oli? Siin on nüüd rauliline pidurivõimendi. Mis on kõikidel? M30-ga E28-tel. Ja mis on alati? Katki. Ehk siis see lekib. Ja mis on veel pullim, et me ei saa aru, mis nad panid selle siia, sellepärast ruumi on, et panna nagu normaalne vaakumvõimendi mahub vabalt. Nüüd hakkame siin vastu voolu minema, muidu me tuleme sealt soema poole pealt, siis tuleme siit. See, et uue pop modifikatsioon on see drossel siia poole panna, aga sellega kõik see drossimajandus keeruliseks läinud. Ehk siis võimalikult lihtsalt on see tehtud. Siin kõik on see, võib öelda, et Kaido, see on sinu fab. No, omal ajal sai tehtud. See on omal ajal tehtud Kaido fab. Nii, hakkame siit piustit siis loeme ette või? Kütus. Hakkame kütusest. Fuel system muidugi. Fuel system on siis selline, et seal taga on meil originaalpaagis on originaalpump, mis lükkab sinna ostukorvi selle kütuse. Ostukorvis sõidab kaasa üks 044 ja siis see 044 lükkab need kütuse lükkab siia ette ja siis siin on 720-sed USA mingid ümber ehitatud piustid. Siin on meil kõigi lemmik. Vana hea. Vana hea, samas ka nagu kangem versioon. MS2 juba oleks tead. MS2 versioon 3. Versioon 3 tähendab siis seda, et see tuli hiljem välja. Mina ei tea, mis seal vahet on. Targad ütlevad, mis seal vahet on. Janno kirjutab kommentaaridesse. Sellega saad juba selle 2-pütase muruniiduki käima panna. Mitte ainult selle sooloka. Nii, siit läheme edasi, meil on siin 2,5 tolline toru. On 2,5. Alumiinium ka. Ja alumiinium. Kui me siinpool oleme, siis üks üliäge asi, mis meil meeldib, on see, et õliradikas on siin peidus, mis ei ole nüüd ette tõstetud, vaid on ennem rattakoobast. Ja rattakoopale on tehtud avad sisse. Ja see on meil siis mingi Evo oma. Nii, siin on meil kuuler, ei näe, pakun, et see on ikka vana hea 600-300. Ikka. Mis siin muud on? Kuuleri taga on Rage, mis on Stockoni, aga ma tahtsin siia Ventikateni jõuda. Ühesõnaga, see on ikkagi JDM-i värk. On ikka Mishimoto JDM. Kindlalt on Evo, Radikas, Mishimoto, fännid. Fännid. Petsil on fännid. Siin on meil siis Holset HX40. 2 V-ga lõpus. Kõik, 2 V on. Ei ole mingit S-i, ei ole siin 7 laba vist, vaid on 5. Äkki on mingi siuke vahe superili tavaliselt. No, aga ennem siin on veel see China Bov, Diali Reps. Holset VG on kinni keevitatud. Siin all on HKS-i Reps Westgate 60 milline. Sumbuti on siin 3,5 tolli. Ja üks asi, tahan jälle juhtida tähelepanu. See on nii lihtne ja nii vähesed inimesed teevad tegelikult seda. Kui sul on sumbuti, on kuum, siis see kuumus tahab välja tulla. Nüüd sa paned sinna selle pleki vahele, siis see kuumus läheb sealt nagu jahedamaks. Kuuma ekraani. Jah, ehk siis see on tegelikult lihtne asi. Pane siia topeltplekk, jätta õhu vahe ja see on väga palju jahedam, kõik see värk. Coil back, ehk siis see on see ära visatud, see süüde on see, võiks öelda, Space Spark on ära visatud. Raisatud süüde. See on nagu ka istmed. Opeli oma, GM Performance võiks öelda. GM, jah. Siin on Maci Boost Solenoid 4 pordiga. Strutbaarik. Ja kunagi oli siin, Kaido tegi ka seda ennem, jälle eelajaloolistel aegadel tegi tuunijuppe koos sõber Peebuga. Siin on siis see jaga ja delete. Custom machining. Ja need olid ka teie tuunijupid. Praegu on siin siis umbes natuke alla barri, võib-olla barrini jõuab selle rõhuga siin. Ja siis ongi põhimõtteliselt sussi pill. Ehk siis vestab ikkagi sinna
mõnus daily. Pets tahab Marguse Priidu peale võtta ja Pühajärvele minna see suvi, Aga nüüd, mina ei tea, keerab võtit ja paneme käima või? Ja ongi mõnus, muidugi. Sõidame nüüd siin Petsi autoga. Natuke nüüd on temp soe, vahetame korra teisega, vaatame, mis teeb. Ahah, suht hirmsad hääled on, aga liigub küll. Muidugi me valisime hea vihmasilma ka, nii et tõmbab südame puperdama küll, kui oled harjut selle diisel-Peugeot'ga sõitma. Emotsioonid on head. Ja mulle väga meeldis, et elu esimene E28 ja kohe oli turbakas. Väga hea, eriti veel siukse ilmaga. Aga selle autoga ongi nüüd kõik. Ja saladuskatte all võin öelda, et meil käivad need väga läbirääkimised ühe Eesti ainukese autoga ja Eesti ühe kõige, võib öelda ära või? Eesti on kõige madalam auto, niisugune diisel jutt, äkki jopu. Tegelikult on juba peaaegu purgis see jutu äärne. Aga ongi kõik, on reede, vaja maale minna ja see like, share, subscribe. Ongi kõik. Seda aega.